Ja, tere kõigile. Minu eesmärk on siis selle lühikese ettekandega natukene rääkida seda planeedi kliima hetkeseisust ja vähemalt kliimateadlaste vaatepunktist ja siis sellest ka siis, et mida see tähendab ehitussektori jaoks. Et mõni aasta tagasi me tegime sellega seoses ühe näituse arhitektidega Rene Valner ja Mihkel Tüür ja meil oli siis Arhitektide Liidu kuraatornäitus ja meie plaan esialgu oli olla hästi irooniline ja sarkastiline ja kuidagi rääkida, et oi, paksud majad ja kõik on nii halb ja mingid regulatsioonid tulevad ja nii edasi. Ja siis Rene oli see, kes ütles, et tegelikult nagu võiks ikkagi vaadata nende regulatsioonide taha, nende põhjustesse, ehk siis, et miks neid üldse peale soovitatakse nagu suruda või miks neid peetakse õigeks ja siis süvenesime nendesse teemadesse ja näod läksid tõsiseks ja väga ei tahtnudki enam irooniline olla. Ja faktid siis, et faktidest võiks pihta hakata, et kliima, sellise näituse plakat, kliima kuumeneb ja põhjus on see, et kasvuhoonegaasid, kasvuhoonegaasid sellepärast, et maa seest võetakse fossiilkütuseid aina rohkem ja see lisab sellesse süsinikuringesse, mis on täiesti normaalne osa loodusest, lisab lihtsalt protsendi-kahe haaval niimoodi juurde süsihappegaasi, mida siis puud ei suuda ära siduda ja siis tekitab kasvuhooneefekti ja kõik see lugu ühesõnaga tekitab soojenemist juurde. Ühesõnaga, kliimateadlaste seas ei ole väga palju vaidlusi selle üle enam, et tõesti on nii, et inimene on selle praeguse soojenemise taga. Aga häda on selles, et seda on väga raske seletada, sest numbrid on hästi suured, ajavahemikud on hästi pikad, hästi raske on hoomata. Nii et esimene asi, mida selleks, et üldse kuidagi selle üle arutada või vaidlema või kuidagi üldse sellest midagi arvama hakata, tuleks teha selgeks, et mida need andmed, mida need arvud tähendavad, tuua need kuidagi inimesele lähemale. Esimene asi on see, et põhiline ühik, millest sellega seoses räägitakse, on CO2 ekvivalendid. Ehk siis neid kasvuhoonegaase on erinevaid ja need arvutatakse nagu üheks ümber, et oleks lihtsam rääkida. Ja nende osakaalu siis mõõdetakse ppm-ides, ppm on parts per million ehk siis miljonit osakest miljoni osakese kohta. Ja nende arv õhus kogu aeg kõigub ja seda on viimase umbes 100 aasta jooksul kuidagi otse mõõdetud, aga siis on kuidagi sealt nende jääst ja nii edasi nende mõõtmise kaudu nagu kuidagi rekonstrueeritud see muutumise määr viimase 800 000 aasta kohta. Ja nagu näha, siis tõesti on näha, et see kogu aeg kõigub, aga see ei ole kunagi üle läinud sellest 300-st. Välja arvatud siis umbes viimased 100 aastat ta on kogu aeg üle selle olnud. Ja okei, aga ikkagi pole ju eriti arusaadav number, et järgmine asi, mida võiks teha, on aru saada, et mida see ikkagi tähendab meie kliima jaoks ja selle jaoks see on viimase 60 aasta trend, mis läheb nagu aina üles. Aga ühesõnaga selle jaoks, et aru saada, mida see siis tähendab, kui need tõusevad kogu aeg, need kasvuhoonegaaside kontsentratsioon õhus, siis on superarvutite toel kliimateadlased arutanud välja päris mitmeid sadu stsenaariume, aga siis need on taandatud kuidagi 4-5 enamasti. Ja selle joonise puhul on see asi, et siin on nagu see siis temperatuuri tõus, keskmine planeedi temperatuuri tõus ka juurde toodud ja see on siis võrreldes
1850–1900 kuskil nagu selle tasemega. Ja sellega võrreldes siis arvestatakse ja tehakse ennustusi aastaks 2100, ehk siis meie lastelaste kliima on see, mille üle siin arutletakse. Ja praeguseks on see seis umbes niimoodi, et praegu umbes niimoodi +1 juba natukene üle oleme sellega jõudnud. Ja võib-olla mõned teist on kuulnud seda kliimateadlaste juttu, et 1,5 oleks ideaalne, et rohkem ei ületaks. 2 on juba nagu hullem, aga et see aga kui vaatata seda, et mis need tegelikult andmed teevad, siis vahepeal ta hakkas alla tulema, aga see oli see koroona aeg. Ühesõnaga, see on see siin. Nüüd me läheme jälle niimoodi võidukalt jälle ülespoole edasi. Ja vaadata, et kuhu see joon enam-vähem sihib, siis ta on sükene +3, +4 stsenaarium praegu. On see, kuhu see trend liigub, kui midagi ei muutu. Ja mida see tõus siis võiks tähendada, järgmine asi? Ma kuidagi spontaanselt panin edasi. Aga et enamasti räägitakse probleemina just kui tuuakse välja seda, et maailmameri tõuseb, sest liustikud sulavad ja nii edasi, aga minu meelest see kõige hullem trend, mis siit kuidagi terendab vähemalt mõnedest nagu kõik need on sellised ennustused ja hüpoteesid, eks ju, on see, et toimub kõrbestumine. Et kõrbestumine ja siin, kui vaadata, kus see kõrb sellel ennustusel ulatub, siis see on Pariis, on siin umbes. Et sinnani välja, et tegelikult on ebaselge, mis see kaasa toob, aga see, et nagu lisaks sellele, et maailmameri tõuseb, selle kõrval on nagu igasuguseid muid hädasid ka, mis terendavad. Ja kui mõelda, et praegu selle stsenaariumi kohaselt häda on selles, et umbes see ala ongi see, kus praegu enamus maailma rahvastikust elab, mis tähendab, et kui nii on, siis terendavad küll mingid siuksed suuremad nagu ränded kuskil nagu seal sajandi vahetusel või ennegi seda. Ja mingis mõttes seda on ju juba nagu täheldada, et kuskil nagu ei ole enam võimalik maad harida ja või seal, kus oli kunagi viljakas maa, et seal enam ei ole ja inimesed tahavad elukohta vahetada nendes piirkondades. Ja siis see omakorda tekitab selle küsimuse, et mis siis peaks täpselt juhtuma, et nii ei läheks või et vähemalt, et kuidagi leevendada seda olukorda või aeglustada. Ja selleks on siis kliimateadlased koostanud nii-öelda siukse süsiniku eelarve siis aastani 2100, et kui palju tohiks kulutada või palju tohiks siis nii-öelda kulutada selles mõttes, et heita sinna atmosfääri neid gaase kuni siis sajandi vahetuseni. Siis mis me tegime oli see, et kuna need on mingid gigatonnid, eks ju siis, ma ei tea, kui palju te mõtlete igapäevaselt gigatonnides, mina ei mõtle, siis me arutasime selle kõigepealt inimese kohta ja siis inimese kohta aastas. Ja siis me saime enam-vähem juba hoomatavad numbrid. Ütleme niimoodi, et tegelikult oleks siis selle jaoks, et selles kõige paremas stsenaariumis püsida, siis on umbes 1 tonn inimese kohta aastas kuni siis sajandi vahetuseni võiks see eelarve olla. Ja siin on ka veel see, et ei ole selge. Viimane pusletükk selles nagu asjas on see, et mis see tonn siis tähendab. Ja siis me siis mõned näited siin tõime. Sõidad lennukiga Barcelonasse 1 suund. Siis on tonn läinud. Sõidate maasturiga Riiga ja tagasi, jälle tonn läinud. Ja niimoodi ta kulub.
ei ole väga lihtne või väga raske ei ole seda kulutada, seda 1000. Ja siis 1 tonni muuhulgas siis 45 keskeltläbi, need on ka siuksed, oleneb puust ja oleneb tema vanusest ja nii edasi. Aga siis keskeltläbi 45 puud aasta jooksul seovad siis puud. Vot. Ja praegu maailma keskmine inimese kohta on umbes 5 tonni. Ja see tuleb selle arvelt, et nii-öelda need kehvemad, nii-öelda need arengumaad, et nendel on see number oluliselt väiksem, et kõik need vähegi arenenud maad, nendes on umbes seal 10 kandis kogu see number, mis meid kunagi näituse ajal kuidagi siis pani või hämmastas oli see, et Eesti jalajälg on väga suur. Et võrreldes kas või lätlastega, tollal oli umbes 3-kordne vahe, soomlastega nagu veidi väiksem, aga ikkagi ka. Ja rootlastest ei tahtnud üldse rääkida. Ja need on natuke, ja põhjus on see meie põlevkivi, mis on kivisöest ka 2 korda reostavam, nii et kui keegi põlevkivi entusiast räägib, et me saame seda ökonomiseerida ja teha nagu teda kuidagi vähem reostavamaks, siis see tähendab, et me võib-olla jõuab sellele kivisööle siis või kivisööga samale tasemele, aga kindlasti ta ei ole kunagi päris puhas asi. Vot, et nüüd on see seis läinud paremaks, need on viimaste aastate andmed. Need andmed tulevad väga aeglaselt, aga me oleme ikkagi kuidagi siin esirinnas, aga see vahe kõrvalmaadega väheneb. Ja põhjus, miks sellest rääkida siin arhitektuuri kontekstis või üldse ehitatud keskkonna kontekstis on see, et ehitusvaldkonnal on päris suur mõju jalajäljele, on meie andmed. Et ma olen sellest üle, aga et huvitav, need slaidid on kuidagi katki läinud, aga miks siis alla katki siis. Et hoonete osakaal planeedi heitmes on umbes 39–40% ja Eestis ta on isegi niimoodi pool. See on mitte ainult see, et sa ehitad neid, vaid ka siis see, et sa kütad ja kogu see lugu. Et kuna me elame Põhjamaal, siis see osa, me oleme keskmisest kõrgem. Ehk siis tegelikult päris suur võimalus mõjutada ehitatud keskkonna abil seda meie enda jalajälge. Ja mis on siis need võimalikud sammud, kuidas selle teemaga ehitussektoris võiks tegelda? Meie omal ajal paksime välja 3 suuremat suunda. Ehk siis üks on see ühe hoonepõhine vaade, seal saaks vaadata, et teha hooneid kuidagi ökonoomsemaks. Teiseks siis üks laiem regioonipõhine vaade ja siis ka vaadata seda laiemas ajalises skaalas. Ehk siis, mis puutub seda esimest suunda, siis üks aspekt sellest on enam kõigile selge, et see, et hooneid tuleks teha energiatõhusamaks, ehk siis soojustada, et need kulutaksid vähem energiat, et need tuleks vähem kütta. Ja siin on oluline roll mängida just selle, ühesõnaga REC on see oluline märksõna, aga see on ainult üks osa hoone jalajäljest, et Eestis võib-olla see on kõige suurem osa hetkel, sest kas või sellepärast, et see energiatootmine on nii suure jalajäljega olnud ja on siiamaani. Aga niipea, kui see jalajälg tuua nagu madalamaks, siis tulevad tähtsaks ka mingid teised aspektid, näiteks siis materjalide jalajälg, ehitusplatsi või ehitamise jalajälg, see transport, kust need materjalid tulevad, siis kuidas neid hooneid lammutatakse ja nii edasi. Ja neid siis nimetatakse kehastatud süsinikuks, ühesõnaga, et kogused, kuni see
energia tootmine on nii suur siis või nii suure jalajäljega, siis tõesti on nagu õigustatud vaadata, et mis toimub siis sel ajal, kui sa hooneid kasutad, aga et siis need teised aspektid muutuvad ka tähtsamaks, kui sellega on kuidagi paremaks läinud. Ühesõnaga see kehastatud süsinik, see on ka nagu tähtsas, ehk siis muuhulgas siis materjalide kasutus ja seal on nagu oluline aspekt see, et enamasti hoonet ehitakse meil betoonist, betoonil on hästi suur jalajälg, sellepärast et selle tootmine on seotud suurte kuumustega ja nii edasi. Et 8% on mul siin kirjas 8 ja 10 vahel, ta kõigub maailma süsiniku jalajäljest, kulub siis betoonile. Ja selle häda on see, et betoon valatakse juba kohe, ühesõnaga enne ehitust, et kui see kulub ära kohe, kui enne on hoone valmis, kui sa kasutamise ajal sa nagu aastate kaupa see jalajälg suureneb, siis ehitamise ajal see läheb nagu kohe sinna atmosfääri. Et selle puhul on hästi suur küsimus jah, et kuidas seda siis vähendada. Palju annaks võita. Teine suund, siis millega peaks rohkem tegelema, on see ruumiliselt laiem vaade meie jalajäljele. Ehk siis kui esimene suund tegeles selle krundipõhise vähendamisega, siis see teine suund küsib, et kuidas saaks nagu siis krunte kuidagi või nende omavahelist koostööd suurendada või üldse mõelda, et kuhu neid hooneid ehitada. Mõte on siis selles, et meil võib olla suurepäraselt ökonoomne hoone, kui see on kuskil metsa sees ja siis iga päev inimesed käivad kuskile kaugele tööle mingi autoga, mis on reostav, kasutab nagu reostavat kütust, siis lõpuks see hoone jalajälg nagu on küll tore, aga see elanike jalajälg ikkagi kokkuvõttes ei ole väga väike. Mis tekitab siukse küsimus, et mis siis on see hea suhe või milline on hea sükene asumikude, kuidas üldse neid asumeid Eestis paigutada, et kuidas me tahame, et need asjad Eestis oleks. Et siit oleks nagu üksjagu võita. Ühesõnaga ideaalis kuidagi nii, et võimalikult palju oleks või võimalikult vähe oleks seda autosõitu ja saaks võimalikult palju oma elu teha, nagu sätida nii, et sa käid jalgrattaga ja selliste asjadega. Jah, on ju selge, et talvel nii edasi on need asjad keerulisemad meil kui kuskil seal soojal maal. Aga sellegi poolest. Ja igal juhul ühesõnaga küsimus asumist ja tihedusest. Ja asumisstruktuurist ja sellest, et kui tihe siis see võiks olla see asum. Ja kolmas suund on selline laiem ajaline vaade, ehk siis see, et esiteks, et materjale saaks taaskasutada, sellest kuidagi mingit võitu saada, üldse mõelda selle peale, et mis siis juhtub hoonega, kui teda hakatakse lammutama, et aina enam küsitakse seda vähemalt Lääne-Euroopas, et see, et okei, et kui see hoone läbi saab, et kas me saame juba projekteerida niimoodi, et seda saaks hiljem lahti võtta ja kasutada kuskil mujal seda materjali. Ja teine asi on see, et kõige parem oleks see, kui üldse ei ehita uut, vaid kasutad võimalikult rohkem nagu vana. Et kui siin koolid on vist see, mida tuua näiteks, siis Paide kooli näide on just see hea, kus võideldi, arhitektid võitlesid selle nimel, et ei tehtaks kuskil linna servale uut maja, vaid kasutatakse vana. Ja sinna kõrvale kuidagi mingi juurdeehituse kaudu saab siis selle probleemi lahendatud, ruumipuuduse probleemi näiteks või midagi sellist. Aga teiseks tähendab seda, et esiteks võiks mõelda, et ärme ehita 50 aastaks, vaid ehitame 150 või lausa 500 aastaks ja mõtleme, et kuidas siis ehitada nii, et kui praegune funktsioon aegub, et
seda saaks asendada mingi järgmise funktsiooniga, ehk siis ehitada nii, et maja oleks paindlik. Ja noh, siin mõned vallad vähemalt on mänginud selle mõttega, see on umbes see, mida näiteks Kadrina oli see vist, Kadrina kool. Kadrina vald tahtis just niimoodi, et mõelda, et kui meid lapsi jääb meil vähemaks, et äkki me saame mingeid kooli osasid kasutada mingites teistes funktsioonides, kogukond või siis vanadekodu ja nii edasi. Et mõelda kuidagi pikas vaates neid maju. Aga noh, see on kõik alles lapse kingades, nii et ma üldse ei kadesta seda olukorda, mis teil on, kus kogu see teadmiste pagas alles täieneb ja siis selle ajal tuleb juba teha mingeid otsuseid. Jaa, aga ühesõnaga see oli see, mis mul selle teema kohta öelda oli. Aitäh!